Tšauka, mina olen Tuuli. Ma olen kooliõpilane täpselt nagu teiegi ja õpin hetkel 12. klassis. Võib-olla on mõned teist mind Rakett 69 saates juba näinud ja sel juhul ilmselt juba teate, et ma olen mega uudishimulik. Mulle tegelikult hullult meeldib uusi teadmisi saada, sest see tuletab mulle meelde, kui palju põnevat maailmas päriselt avastada on ja kui vähe ma sellest veel tean. Muidugi ei ole õppimine alati kerge. Koolis õpitakse tihti keerulisi teemasid ja uut infot tuleb iga päev juurde. Mul juhtub seda päris tihti, et peale söögi vahetundi ei jaksa tunnis päris igale sõnale keskenduda ja pool jutus läheb minust lihtsalt mööda. Aga iseendale hiljem asja selgeks teha on ikka päris raske ja väsitav. Me kõik teame, kui palju abi on sellistel hetkedel kelleltki nõu küsimisest. Klassikaaslastega koos on palju toredam pusida kui üksi. Aga veel parem, kui on keegi, kes oskab küsida meilt endalt õigeid küsimusi. Neid, mis panevad meid ise mõtlema ja aitavad meil astuda väikese sammu edasi enda teadmistes. Tiihüppe eesmärk ongi, et meil kõigil oleks käeulatuses tehisaru tööriist, mille poole saame pöörduda just nendel hetkedel, kus oleme enda mõtetega natuke puntras ja kellegi teise poole kohe pöörduda ei saa. Mulle kõlab küll päris kasulikult. Natuke võib küll tekkida tunne, et kas me tõesti hakkame ainult tehisaruga õppima ja õpetajaid polegi enam vaja. Ma arvan, et vastupidi. Seda tööriista oleks vahva kasutada just selleks, et erinevatest teemadest sügavamalt aru saada, kui tunnis arutada jõuti, ning leida keerulistele teemadele selgitusi sellistel viisidel, mis just meid kõnetavad. See aitab ka õpetajatel paremini ära kasutada seda aega, kus me saame klassiga füüsiliselt ühes ruumis viibida. Aga nii palju siis sellest. Vaatame selle õpirakenduse nüüd üle. Logime kooli poolt antud kasutajaga sisse. Iga õpilane saab oma kooli kaudu kasutaja ja see juhtub juba üsna pea, aga natukene peab veel kannatust varuma. Oot, see ongi või? ChatGPT. Aga me ju kõik juba kasutame chatti. Tegelikult päris tavalise tasuta versiooniga tegu pole. Esiteks, tegemist on plussversiooniga. Seega see küsib ja vastab täpsemalt ja annab rohkem aega mõtlemiseks. Lisaks on õpirakenduses rohkem kõiksugu võimalusi, mida tavalises tasuta versioonis ei ole. Mõnda lahedamat neist näitas meile juba Martin. Ja meile on loomulikult Tiihüppe õpirakendus täiesti tasuta. Teiseks, Videoõpsi ja Jaan Aru loengutest juba kuulsime, kuidas oma peaga mõtlemine võimaldab meil teha nii täna kui ka tulevikus märksa lahedamaid asju, kui siis, kui delegeerime kõik tehisarule. Tiihüppe õpirakendus tuleb siinkohal meile appi, sest selle eesmärgiks on olla toeks päris õppimisele. Mitte lihtsalt anda kätte vastuseid, vaid aidata sul ja mul need ise leida. Ja nii, nagu Jaan Aru enne mainis, mida keerukam on õpitava teema, seda olulisem on, et just meie oleksime need, kes selle õppimise ära teevad. Enne, kui hakkame õpirakendusega vestlema, räägime korraks privaatsusest. Tiihüppe õpirakendus on täielikult sinu oma. Mitte ühtegi õpirakenduse vestlust ei näe sinu õpetaja. Samuti ei näe ühtegi vestlust OpenAI. Tiihüppeni jõuavad vestlused anonüümsel kujul, et õpirakendust saaks paremaks teha. Kuid sellegi poolest tasub alati mõelda, mida me keelemudelisse sisestame. Nii et enda ja sõprade hingeelu jäta parem kellegi teise jaoks. Nii, aga vaatame siis. Tundub tuttav, eks? Täpselt nagu tavaline ChatGPT. Siin on väike jutukast ja siia saame kirjutada. Kirjutame esmalt lihtsalt hei. Ja vaat, rakendus kohe küsibki, millega me abi vajame. Aga küsim hoopis, mis seal endal toimub? What's up? Siin tulebki kohe välja esimene erinevus. Õpirakenduse esmane keel on eesti keel. Isegi kui mina kirjutasin sellele inglise keeles, siis rakendus suhtleb minuga eesti keeles edasi. Ja see on tegelikult päris äge, sest me ju peaasjalikult õpime eesti keeles ja õpirakendus tagab, et tehisaru ei hüppaks ise inglise keelele üle. Muudab kohe õppimise palju mugavamaks ja lähedasemaks, on ju? Eks ta ju teeb eesti keeles vigu ikka ka, aga nii nagu Videoõps mainis, eesmärk on, et tehisaru räägiks järjest paremini ka eesti keelt. Proovime nüüd õpirakendusele mõne ülesande anda, et ta meile selle ära teeks ja vaatame, mis saab. Anname talle näiteks need matemaatika ülesanded. Vaatame, kas ta saab nende lahendamisega hakkama. Tavaline chat annaks mulle kohe vastused. Kõik on iseenesest õige, aga mina ei mõelnud kordagi kaasa ja ei kujuta absoluutselt ette, kas see on ka õige või kuidas õige lahenduseni jõuda.
aga õpirakendus ei anna kohe mulle õiget vastust. See suunab mind korraks peatuma ja oma mõtte üle järele mõtlema. Korraks võib tunduda, et mis mõte sellel õpirakendusel siis üldse on. Aga see väike hõõrdumine, väikeste sammude kaupa abi saamine, kus iga samm nõuab natukene pingutust, muudab õppimise palju tõhusamaks. Tavalise chatiga meile tunduks, et saame palju rohkem kätte, aga see ongi õppimise illusioon, millest Jaan Aru enda videos rääkis. Kui ma lihtsalt näeksin lõpptulemust, tunduks, et ma sain aru, aga tegelikult ei jää see meelde. 2-euroseid münte on ju kõik näinud ja me oleme neid omajagu käes hoidnud, aga vaevalt keegi meist oskaks neid järele joonistada. See tähendab, et info endast lihtsalt läbilaskmine ei aita meil päriselt õppida. Meile võib-olla tundub, et õpime rohkem, kuid tegelikult õpime palju vähem. Kui ma aga pean ise mõtlema ja arvutama, muutub teadmine minu omaks. Õpirakenduse mõte pole teha kodutöö ära, vaid aidata sul päriselt õppida, nii et sa enam ei vajagi, et keegi sinu eest midagi ära teeks. Nüüd saaksimegi täpsustada, kuidas pidi üheskoos tehisaruga lahendada tahaksime. Aga hüppame parem mõne teise näite juurde, et saada paremini aru, kuidas õpirakendus käitub. Näiteks, kui ma kirjutan siia nüüd, kuidas käib täpselt fotosüntees. Ootame natuke ja siis näete, et õpirakendus ei hakka kohe pikka loengut pidama, mida need üldiselt kipuvad tegema, vaid küsib minult endalt enne, mida ma tean ja mida ma ei tea. Mis ained fotosünteesi käigus kasutatakse? Midagi oli päikesega, vett vist läheb ka vaja taimedel. Paneme kirja, vaatame, mis ta mulle ütleb. Ehk siis see tahab aru saada, kust ma enda teadmistega arustan, et mitte selgitada üle ega jätta midagi olulist vahele. See, et õpirakendus küsib eelteadmisi, tohutult aitab, sest kui uus teadmine seostatakse sellega, mis juba peas on, jääb see lihtsalt palju paremini meelde. Palju mõnusam kui see, et tavaline chat sülitab välja mingisuguse üüratu teksti ja kes sa neid ikka lugeda viitsib. Küsime nüüd midagi raskemat. Näiteks, ma ei saa absoluutselt aru Newtoni 3. seadusest. Palun selgita seda mulle. Siin kirjutab õpirakendus hästi, et 3. seadus kirjeldab, et iga jõu kohta on olemas võrdne ja vastupidine jõud. Väga hea, aga pange tähele, et õpirakendus ei hakka kohe valemit kirjutama, vaid küsib hoopis jälle täpsustust ning peale seda toob elulise näite. Kui sa surud seina, siis ka sein surub sind vastu sama tugevasti. Keeleliselt küll pisut kohmakas, aga muidu päris hea näide. Jätkame pisut igapäevaste näidetega. Nüüd annab õpirakendus 2 vahvat näidet hüppamise ja autoliikumise kohta. Ja ta palub endal ka ühe välja mõelda. Näiteks kui ma sõidan jalgrattaga kooli, siis mina ju mõjutan pedaale mingisuguse jõuga ja pedaalid mõjutavad minu jalga täpselt sama suure jõuga vastu. Äkki see sobib? See on tegelikult päris tõhus, sest nii jääb arusaamine palju paremini pähe, kui saame uue idee kohe mõne meile arusaadava näitega siduda. Nii, aga vahetame jälle teemat ja vaatame, mis ta siis teeb, kui ma midagi valesti ütlen. Kui ma panen mööda, näiteks ütlen, et on nii, et elektronid lähevad lambipirni ja kaovad seal ära. On ju? Siis õpirakendus alguses vaikselt parandab mind, kuid siis võtab minu enda mõtte ning nügib mind enda arusaamist laiendama, et saaksin ise oma vea üles leida. Mida ma vastaksin? Kas vool siis jätkub või katkeb? Kui need elektronid päris ära kaoksid, siis see vooluring vist katkeks, on ju. Ja kuna meil elektrikatkestusi ei ole eriti tihti, siis äkki ma tegin kuskil mingisuguse apsaka. Vaatame, mis ta mulle vastab. Ja see ongi õppimine. Chat ei ütle mulle kohe õiget vastust ära, vaid aitab mul ise mõista, miks mu mõte ei tööta. Vigade tegemine on tegelikult täiesti okei ja uskumatult tähtis osa õppimisest. Kõige tähtsam on, et vigu tehes meid ei surutaks alla ja see on päris tore, et õpirakendus seda ei tee. Võib-olla panite juba tähele, et vastupidiselt tavalisele chatile on õpirakenduse vastused palju lühemad. Mulle väga meeldib, et see ei hakka kohe 10 asja korraga seletama. Näiteks, kui ma küsin, et selgita mulle, mis asi see tuletis täpselt on, siis see ei viska mulle kohe kogu valemit ja poolt õpikut näkku. See alustab hoopis väikesest sammust ja annab ühe idee korraga. Näete, mainibki ilusti ära, et tuletis näitab, kui kiiresti funktsioon mingis punktis muutub. Ja siis saamegi liikuda järgmise väikese sammu. Elulisi näiteid me juba tõime, seega palume tal hoopis selgitada, kuidas tuletised visuaalselt graafikul käituvad. Nii,
Kujuta ette, et sul on mingi kõver joon. Tuletis näitab selle punkti kohal joonelõigu kallet ehk kui järsult graafik sel hetkel tõuseb või langeb. Aga palumegi seletada, mis toimub siis, kui tuletis on positiivne. Ehk siis, õpirakendus liigub ühe mõttekaupa, mitte ei anna korraga kõike. See on tegelikult väga mõnus, sest nii jõuab pea iga asja läbi mõelda ja ei teki seda tunnet, et appi, seda infot on korraga liiga palju. Nüüd saaksime veel lasta endale seletava graafiku joonestada, aga seda saate juba kõik ise katsetada. Meil kõigil tuleb ette hetki, kus me ei viitsi ja ei saa aru mõnest keerulisemast teemast. Viimane asi, mida me sellises olukorras vajame, on tüütult ülipositiivne suhtumine, mida tavaline ChatGPT tihti teeb. Just seetõttu on õpirakendus disainitud nii, et ta oleks soe ja toetav, aga ei loobiks tühja sõnu ega julgustaks meid ebausutavalt. Pigem proovib õpirakendus peegeldada meie enda emotsioone ja suhtlusstiili, nii et saame tema suhtlemisviisi ise suunata. On üks asi veel, mida tahaks proovida. Proovime, et õpirakendus seletaks mõnda teemat läbi mõne minu huvi. See tihti aitab paremini suhestuda ja näha, kuidas mõni raske teema igapäevase eluga siduda. Näiteks, mulle meeldib jalgpall. Ütlemegi talle, et mulle väga meeldib jalgpall. Kas oskad tuua näite, kuidas tuletist seletada läbi jalgpalli, et ma saaksin sellest paremini aru? Ja siis õpirakendus toobki näite, et kui funktsioon kirjeldab palli läbitud vahemaad, siis tuletis, mäletate, kirjeldab muutumisteks, näitab, kui kiiresti pall liigub igal ajahetkel. See on täielik supervõime, mida ma soovitan ka kõigil teil kasutada. Nii saame igat teemat õppida just selliste näidetega, mis meie enda jaoks õppimist toetavad. See teeb õppimise kohe palju arusaadavamaks ja huvitavamaks. Me peame korraks rääkima ka vaimsest tervisest. Tihti võtab tehisaru omaks meie enda arvamused ja võimendab neid, mis tähendab, et kui me oleme ise veendunud, et oleme täiesti üksi ning meil ei ole mitte kusagilt abi otsida, siis ühel hetkel võib tehisaru hakata seda meisse ka sisendama. Just seepärast, kui vestlus vihjab emotsionaalsele murele või vaimse tervise probleemidele, siis tiivhüppe õpirakendus ei hakka andma samm-sammulisi juhiseid, kuidas enda probleemidega toime tulla. See küll peegeldab su muret, kuid seejärel suulab su nende poole, kes sind päriselt aidata saavad. Kuigi õpirakendus saab meid väga paljudes küsimustes aidata, siis mõnel juhul on päris inimesega rääkimine asendamatu. Inimesed, kes on valmis kuulama, on päriselt olemas. Kui tunned väsimust või üksindust, siis ära jää enda murega üksi. Siinkohal tahan teha veel reaalsuskontrolli. Õpirakendus ei ole täna veel perfektne. See teeb vigu. See võib käituda vastupidiselt sellele antud juhistele. Ma arvan, et te kõik suudate seal ühel või teisel viisil täielikult rööpast välja ajada. Ja palun tehkegi seda, sest kui õpirakendus teeb mõne ootamatu või naljaka vea, siis saate sellest tiivhüppele teada anda. See aitab neil õpirakendust veel paremaks ja meile kasulikumaks teha. Superhea õpirakenduseni on veel pikk tee, kuid loodetavasti muutub see järk-järgult aina asjalikumaks. See ongi minu poolt kõik. Viskan sulle palli tagasi, Mihkel.